Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Tartu Ülikooli matemaatika ja informaatikaõpetaja magistriõppekava tutvustavasse infotundi. Infotund koosneb lühikestest ettekannetest ja kogu aja vältel on teil võimalik ka esitada küsimusi vestlusaknas ja neile vastamise voor on planeeritud pärast ettekandeid. On ka võimalik küsida suuliselt. Minu nimi on Indrek Zolk, ma olen selle õppekava programmi juht ja järgnevalt ma siis annan lühikese ülevaate järgmistest teemadest. Kõigepealt, et mis õppekava see üldse on, kes ja kuidas siia saavad kandideerida, millised on stipendiumid, kui pikk on õppeaeg ja kas tuleb õpingute eest kuidagiviisi kellelegi midagi ka maksta. Õppekava on siis selline magistriõppekava, mis annab ettevalmistuse õpetada nii matemaatikat kui ka informaatikat nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Ja pärast on võimalik soovi korral jätkata õpinguid ka doktoriõppes. Lõpetamisel antakse kaasa ka õpetaja kutse ning õpingud on võimalik teostada kõik järgmises formaadis, nimelt siis koha peal Tartus reedeti laupäeviti ja mõne aine puhul on ka võimalik õppida seda distantsilt siis esmaspäevast neljapäevani pärast kella 4. Et selles mõttes see õppekava on mõeldud töötavate inimeste jaoks. See öeldu ei tähenda seda, et peaks olema tingimata vaja niimoodi tegutseda, et kõik reeded ja laupäevad on kinni. See ei tähenda ka seda, et ei tohiks muul ajal õppida, sest mõned ained on küllaltki suured, mitmete rühmadega, on ka mõeldud samal ajal päevaõppe tudengitele. Ei ole üldse keelatud, kui mõni rühm sobib näiteks teisipäeva hommikul, eks ole, siis on võimalik seda kasutada ja seda ainet mitte võtta siis reedel. Aga mida me lubame, on see, et nendes akendes peab saama õpingud tehtud. Õppeaeg, nominaalaeg on 2 aastat, 120 EAP-d ja õppekava on siis Arvutiteaduse Instituudi ning Matemaatika ja Statistika Instituudi ühisõppekava. Ja siin on siis kõige rohkem nende 2 instituudi aineid. Kes siia saavad kandideerida? On 2 tingimust. Kõigepealt peab olema lõpetatud eelnev õppeaste, see on siis bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõpe kandideerimisperioodi lõpuks ning eesti keele oskus peab olema vähemalt B2 tasemel. See päris kõik tegelikult veel ei ole. Selles mõttes, et erialakatsele, mis toimub siis vestlusena, pääsemiseks on järgmised tingimused. Täita tuleb vähemalt 1 tingimus 3. Et eelnevates õpingutes peaks olema siis vähemalt 60 EAP-d matemaatika ja informaatika aineid. See on 1 võimalus. Kui seda ei ole, siis me tegelikult pakume võimaluse õppida aineid tasuta põhiliselt aasta jooksul nii-öelda ette selle jaoks, et kandideerida siis järgmisel suvel 2027. Aga on ka võimalik, et ei ole üldse sooritatud mingeid matemaatika ega informaatika aineid ja tulete eeldusainete eksamile. See tuleb siis SAIS-is märkida, et te sinna tulete ja eksam toimub siis vahetult pärast kandideerimisperioodi lõppu 2. juulil, see on siin kirjas. Ja see tuleb muidugi sooritada siis suhteliselt kõrgele tulemusele, aga igal aastal on selle kaudu tulnud ka mõni kandidaat meile õppima. Ma räägin neist tingimustest natuke lähemalt ka, et see, kas on olemas 60 EAP-d varasemates õpingutes matemaatika ja informaatika aineid, seda te saate näidata siis SAIS-is kandideerimisel akadeemilise õiendi üleslaadimisega, seal on vastav koht. Aga me oleme juba teinud eeltöö ära, et need õppekavad, mis siin ekraanil on loetletud, siis Tartu Ülikoolist arvutitehnika, informaatika, infotehnoloogia, IT-süsteemide arendus, matemaatika ja statistika, haridusteadus, reaalained ja loodusreaalne õpetamine põhikoolis, kui seal on valitud matemaatika või informaatika suund. Samuti Tallinna Ülikoolis bakalaureusõppekava matemaatika, majandusmatemaatika andmeanalüüsid. Nende puhul on juba teada ette, et seal on 60 EAP-d kindlasti olemas ja seal midagi eraldi uurida ei ole vaja. Aga teistel siis akadeemilise õiendi vaatame läbi ja siis tuleb otsus, et kas siis on olemas vähemalt 60 EAP-d või ei ole ja tuleb minna mõnele järgmisele variandile. Teine variant nüüd see siis ettevalmistusprogramm. Sellega on siis nii, et selle aineid saab samamoodi kuulata sessioonõppena sama formaadiga. Maht on 18 EAP-d. Seal on teatud valik,
33 EAP-d on aineid kokku ja 18 peab neist kuulama, nii et see nüüd sõltub natuke individuaalselt siis õppija kavatsustest ja samuti ka sellest, et mida millal üldse loetakse. See 18 EAP-d tähendab seda, et kõige mõistlikum tõenäoliselt on teha sügissemestril 9 ja kevadsemestril 9, aga on igasuguseid muid skeeme. On ka seda juba juhtunud, et mõni õppija teeb seda ettevalmistusprogrammi, näiteks tööl läheb kiireks, teeb mitme aasta jooksul. Ühel aastal teeb 15, teisel aastal teeb 3 juurde, saab ka kokku 18. See on ka võimalik. Ja neid programm on koostatud niimoodi, et neid aineid saab hiljem siis matemaatika ja informaatika õpetaja õppekaval kasutada ja nad aitavad täita õppekava. Kolmas variant, millega siis vestlusele pääseda, on siis eeldusainete eksam. Selle kohta väga midagi öelda mul ei ole, peale selle võib-olla, et ta tugineb gümnaasiumi matemaatikale ja siis bakalaureuse ainetele kõrgem matemaatika 1 ja programmeerimine. Seal otseselt valemite peast teadmist või mingi programmeerimiskeele valdamist ei oodata, aga näiteks algoritmilise mõtlemise oskust küll kontrollitakse. Võib-olla näiteks küsimusi, kus mingi programmi käsud öeldakse ette, mis nad teevad ja siis antakse programm ja siis küsitakse, mis juhtub programmiga, kui seda suurust muuta või mingid sellised mõistmist nõudvad küsimused on seal kindlasti. Võib-olla mõni sõna veel sellest ettevalmistusprogrammist. Osadest asjadest ma juba rääkisin, siin on need ained ka üles loetud. Tegelikult selle programmi alamhulk on kuulatav ka Õpetajate Akadeemia poolt pakutava programmi, siin on kood siis antud LTMSTK 051 raames. Sinna saavad ainult õpetaja või kutseõpetaja töölepinguga isikud, aga sellele 043 koodiga programmile saavad põhimõtteliselt ükskõik kes. Kandideerimine on juba praegu avatud OIS2.ee kaudu, sealt tuleb siis täiendusõppe valida ja augusti lõpuks on kandideerimise tähtaeg. Mitte päris lõpuks, ma arvan, et see oli 1 nädal enne augusti lõppu. Nii et on aega mõelda, et muidugi konkreetselt seda võib-olla sellele variandile tasub minna siis, kui teie akadeemiline õiend on kuidagi meieni jõudnud ja on selge, et seda programmi on teil vaja kuulata. Kandideerimine toimub siis SAIS.ee kaudu. Avalduste esitamine toimub 30. juunini. Soovitav on mitte jätta avalduste esitamist päris viimastele päevadele. Kogemus näitab, et paaril viimasel päeval on SAIS üsna ülekoormatud. Igal juhul, kui mingi tõrge on, siis peab jääma kirjalik märk sellest, et te soovite kandideerida. Näiteks kui 30. juuni õhtul SAIS on maas, siis te kindlasti peate kirjutama sisseastumine@ut.ee aadressile meilile, et oleks jälg maas, et te soovisite kandideerida. See on igaks juhuks, ma räägin. Nii, ja siin on see vestluse jutt siis ka, et mis siis toimub. Vestluse põhiline roll ei ole isegi see, et kes sisse saab või ei saa. Võib-olla, kuigi seda ülesannet ta täidab nagu ka, aga tähtsam on võib-olla see, et selle järgi tekib pingerida, mille alusel siis muuhulgas ka määratakse esimese semestri stipendiumid. Järgmiste semestrite stipendiumid tulevad juba õppetulemuste baasil. Stipendiumist räägin kohe edasi ka natukene. Õppekava ise on nagu Tartu Ülikoolis kõik õpetajakoolituse õppekavad ehitatud üles niisuguse ühtse malli järgi. Nendel kõigil on olemas siis niisugused ülddidaktika ja kutseõpingute osa. Kõigil on olemas ka praktikamoodul, sellest siis 10 EAP-d on see osa, kus ollakse päriselt klassi ees. Nüüd matemaatika ja informaatika didaktika osa, see tähendab siis see, et kuidas õpetada neid kahte õppeainet, on siin 36 EAP-d. Ja matemaatika ja informaatika ise, see tähendab, et ise osata. See on siis 33 EAP-d, et see 33 sealhulgas siis ei ole neid aineid, mis õpetatakse, kuidas õpetada, vaid et kas ise osata näiteks, ma ei tea, geomeetriat, tõenäosusteooriat, tuletist, piirväärtust, integraali ja nii edasi. Siin on ka mainitud õpiränne, valikained, vabaained ja magistritöö 15 EAP mahus. Põhimõtteliselt soovi korral on võimalik lisada ka põhikooli loodusainetest siis 4 varianti õpetaja moodul, aga see lisanduks siis sellisel juhul sellele mahule, et õppeaeg ei suurene, aga see pakub võimaluse saada täiendav tekst akadeemilise õiendile hiljem, et on saanud ka põhikooli, näiteks füüsikaõpetaja ettevalmistust. Stipendiumid.
Sellele õppekavale lisaks üldistele stipendiumitele on 3 põhilist stipendiumi, millest siin jutt võiks käia. Üks on Eesti riigi poolt antav õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse stipendium 400 eurot kuus. Sellel õppekaval saab seda keskmiselt 80% tudengitest, kuni 80% tudengitest, aga üldiselt ongi 80. Ja see määratakse igaks semestriks uuesti vastavalt pingereale. Esimese semestri pingerida, nagu ma ütlesin, tuleb erialakatse baasil. Siis on olemas veel Arvutiteaduste Instituudi poolt antav Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium summas 3000 eurot ja selle saab üks tudeng aastas tüüpiliselt, kuigi see stipendiumi maht sõltub annetustest, nii et põhimõtteliselt on võimalik ka rohkem. Ja kolmas stipendium, mis puudutab siis ainult matemaatika ja matemaatilise statistika bakaõppekava õppijaid, kes kavatsevad siia õppekavale tulla käesoleval kalendriaastal, et nendel on võimalik siis saada selline stipendium, et kes tulevad siis otse matemaatika või statistika bakast, saada siis 200 eurot kuus ja seda määratakse kuni õpingute lõpuni selles mõttes, et see enam ei sõltu siis nagu pingereast. Muidugi selle stipendiumi jaoks peab olema, et seda saada, aktiivne õppija akadeemilise puhkuse ajal stipendium katkestatakse nagu tüüpiliselt kõik stipendiumid. Õppimine on õppeteenus tasuta ja päriselt tasuta, selles mõttes, et raha ei küsita ka igasugustes eriolukordades, näiteks kui mõni EAP ei saa nii palju tehtud, kui nominaal ette näeb, ka sellel juhul ei küsita tasu, ei küsita siis ka, kui hiljuti on just õpitud mingil magistriõppekaval, ei küsita tasu ka siis, kui minnakse pikendusaastale. Nominaalaeg on siin 2 aastat, aga tegelikult nii-öelda puru terve inimene, kellel ei ole mingeid vabandavaid põhjusi olla vahepeal akadeemilisel põhjusel, ehk siis kes saab võtta ainult omal soovil, tema saab tegelikult õpinguid teostada vähemalt 4 aastat. Et on võimalik võtta akadeemiline puhkus omal soovil 1 aastat ühes tükis ja on võimalik õpinguid pikendada kuni 1 aastat. Siin on ka muud akadeemilise puhkuse liigid ära mainitud. Miks ma sellest juba praegu räägin? Asi on selles, et tegu on ilmselt töötavate inimestega üldjuhul, kes siia tulevad õppima. Ja kui töötada täiskoormusega 40 tundi nädalas, kui õppida täiskoormusega arvestuslikult ka siis 40 tundi nädalas, kui nüüd kokku arvutada ja siis võtta, et kui palju üldse on astronoomilisi tunde, magamisele peab ju ka aega jääma ja kõigele sellisele, et siis tegelikult päris täiskoha kõrvalt päris täiskoormusel 2 aastaga õppida ei ole väga realistlik, siis muud tegevust ja elu väga palju olla ei mahu siia kõrvale. Et siis on 2 varianti, kas soovitab ikkagi natukene väiksema koormusega töötada 0,8, 0,7, 0,5 võib-olla. Siin on stipendiumid natuke abiks. Või teine võimalus siis ikkagi kasutada ära oma võimalusi, et õpinguid mõnevõrra pikendada. Nii. Minu poolt on nüüd siin kõik ja järgnevalt kõneleb siis täpsemalt informaatika didaktikast professor Piret Luik. Tere ka minu poolt. Räägin siis natukene sellest, mis on siis selle informaatikaõpetaja pool, sellepärast et nimes on ju matemaatika ja informaatikaõpetaja. Kuna kõikides koolides ei ole nime informaatikaõpetaja, siis kõigepealt, kes see on? Sellepärast, et informaatikatund võib olla arvutiõpetuse tund, võib olla arvutikäsitlusõpetuse tund, nagu koolides on nutitund, digitund ja kõik nii edasi. Aga põhiliselt see on inimene, kes õpetab siis informaatikat, programmeerimist, tarkvara arendust, multimeediat, digiohutust. Ehk siis ka see, mida ta tegelikult õpetab, on küllalt erinev, aga ta on esimeses kooliastmest võib juba olla kuni gümnaasiumi lõpuni ja meie proovime ka oma selles osas anda just nimelt alates esimesest kooliastmest neid teadmisi. Kõige rohkem ikkagi põhikooli teisest astmest kuni siis gümnaasiumi lõpuni, aga natuke ikkagi ka esimese kooliastme kohta. Ja see on 2 instituudi õppekava. Mitte ainult sellepärast, et matemaatikud on toredad inimesed ja me oleme nendega sõbralikes suhetes, vaid kui mõelda selle peale, et kui matemaatikaõpetaja on koolis olemas, informaatikaõpetaja jääb millegipärast haigeks, siis tüüpiliselt ju tema tunnid antakse ikka matemaatikaõpetajale.
mitte eesti keele õpetajale või inglise keele õpetajale, vaid arvatakse, et matemaatika on see, kes seda teab. Selles suhtes on ju tore, kui matemaatikaõpetajal on ka selle kohta ikkagi need teadmised olemas. Ja milliseid eeliseid see informaatika annab, siis koolides on TI-hüpe. Ka selleks valmisolek, et natukene teada rohkem ka selle sisemusest, isegi kui sa oled matemaatikaõpetaja, aga teada, mis toimub nii-öelda selle TI sees, mitte lihtsalt, et ma kirjutan prompti ja saan toredaid vastuseid. Ning kui mõelda informaatika peale, siis põhikoolides on tegelikult üsna vähe tunde. Ja see on võimalik ka töötada teise töö kõrval, aga tore oleks, kui selleks on õpetajakutse, sellepärast et kui õpetajakutset ei ole, siis kool saab ainult 1-aastase lepingu teha ning oletame, et olete välja arendanud terve selle toreda informaatika aine koolis, aga kool peab kuulutama välja konkursi ning tuleb inimene, kellel on see õpetajakutse olemas ja paratamatult tema võib teie koha endale saada. Ja informaatika on selline huvitav ja kiiresti muutuv ala, ehk siis ma olen ise töötanud nii matemaatika kui ka informaatika õpetajana ja võib öelda, et kui ma matemaatikas juba sedasi 5., 4. aasta pärast teadsin, jälle ma õpetan neid samu asju, jälle tulevad need samad küsimused, need samad probleemid, siis informaatika oli see osa, kus kogu aeg kõik muutus. Ma ei saanud ükski aasta minna samade materjalidega. Ja natuke oli see keeruline, aga samas see oli see vaheldus. Meil on ka iga-aastased kokkusaamised kogukonnas, on jaanuaris Tartus konverents, suvekool on augustis Tallinnas, ehk siis ka selline kogukonna tugi, kus siis saab ka vanematelt kolleegidelt. Ja nagu juba räägitud, me pakume Eno Tõnissoni stipendiumi, see on tõesti mitte lihtsalt neile, kes õpetavad matemaatika või õpivad matemaatika, informaatika õpetaja, vaid teil peab olema see informaatika pool. Ja õppekavast juba ka programmijuht Indrek rääkis, aga natukene siin ka selliselt visuaalselt, et meil on sinisega just need osad, mis on informaatika poolt, ning kui rääkisin ka sellest, et on hea see õpetajakutse olemasolu, siis ongi tegelikult väga tore see, et sa saad juurde võtta teisi aineid. Kuidas sa tuled näiteks informaatika bakalaureuseõppest, sa oled võtnud neid aineid, sul on olemas programmeerimine, sa oled teinud isegi suured andmebaasid, sa oled läbinud infoturve, sa saad tegelikult juurde võtta seda osa, mis sind huvitab. Ja sealt siis minna võib-olla tööle hoopis kuskile IT-firmasse, aga sul on olemas paberid, et koolis töötada informaatika õpetajana. Ja loomulikult on ka didaktika pool, ehk siis mitte ainult see, mida sa õpetad, vaid ka kuidas seda siis õpetada. Ja töörühmas siis. Meil on informaatika didaktika töörühm. Ning kui vaatate õppekava, siis on ka magistritöö teie õppekavas 2 ainekoodiga. See tähendab seda, et sõltub sellest, kes on teie magistritöö põhijuhendaja, kas te teete siis selle Matemaatika Statistika Instituudi koodiga või teete arvutiteadusest koodiga, kaitsete ikkagi samas komisjonis, et seda küll, aga seal on natukene erinevused ja ka siis, kui te valite arvutiteaduse instituudi selle koodiga magistritöö, on teil võimalus pöörduda just nimelt informaatika didaktika töörühma poole. Ning meie need teemad, sellepärast et 2 aastat on väga lühike aeg, ma räägin kohe ka nendest teemadest, et saaksite kohe alguses mõelda, on sellised üsnagi elulised. Me räägime ja õpetame vahendeid ja materjale informaatika õpetamiseks, neid saab ise arendada, aga ka uurida, kuidas need töötavad, millistele sihtrühmadele ühed või teised sobivad. Me vaatame ka sedasi laiemalt, ehk siis õpimustreid, motivatsiooni, väljalangevust nii õppekavalt kui ka siis, mis motiveerib näiteks üldse, millised teemad motiveerivad. Ja nüüdsest on tulnud siis ka loomulikult need AI kasutamise teemad informaatikas, aga ka teistes õppeainetes ja jällegi meil on väga tore koostöö ka matemaatikaga. Näiteks AI kasutamist matemaatikas oleme uurinud just nimelt koos matemaatikutega. Ning selliseks lõpetuseks, et nendel, kui te mõtlete, et tahaksin seda ja tahaksin teist, tahaks nagu arvutit teadustega midagi, tahaks andmeteadusega, aga tahaks ju ka natuke koolis õpetada, siis mõelge selle peale, et isegi kui te praegust mõtlete, et mitte kunagi te ei satu, siis never say never. Mina olin üks inimene,
kes leidis ja valis ülikoolis õppekava selle alusel, et ma mitte iialgi ei satuks kooli õpetajaks. Sattusin. Ja ma pidin alustama õpetajakoolituse õpinguid alguses, sest mul ei olnud õpetajakutset. Seega, kui sul on olemas selline paber taskus, paber ju leiba ei küsi ja mine tea, kus kohas sul seda vaja võib minna. Et mõelge selle peale, võib-olla just kasub ära ning tõesti tegemist on paindliku õppekavaga, kus sa saad võtta juurde ka teisi aineid sellest, need, mis sind huvitavad, ehk siis just nimelt mõelda ka sellele valdkonnale, et töötada võib-olla mitmes kohas, nii koolis kui ka väljapool kooli. Nii palju siis sellest informaatikast, aga mina annan sõna heale kolleegile, kellega me koos just juhendasime ühte sellist tööd matemaatika poolt, Kerli Orapuura. Tere! Mina räägin siis sellest, kuidas meie õppekaval on siis matemaatika didaktika osa just, et mitte neid matemaatikaaineid, vaid just matemaatika didaktika poolt. Selles magistriõppes meie töörühma poolt on siis loetavad sellised ained nagu aktiivõppemeetodid matemaatikas, arvutid koolimatemaatikas, matemaatika didaktika põhikoolis, didaktika gümnaasiumis, õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas ja matemaatika olümpiaadid. Ja kui siin nüüd just eelkõneleja rääkis, et informaatika õpetamine on selline vaheldusrikas ja matemaatika õpetamine võib muutuda võib-olla tüütuks ja igavaks, siis olles ise olnud matemaatikaõpetajaga juba päris pikalt, siis võin öelda, et tõepoolest see matemaatika, mida me koolis õpetame, on olnud kogu aeg üsna sama. Mitte öelda, et see matemaatika, mida me tegelikult koolis õpetame, on juba päris 100 aastaid vana, eks ole. Aga see, mismoodi me õpetame, see on nüüd selline, et mina tunnen küll, et iga aasta, kui ma jälle klassi ette lähen, siis mina ei saa öelda, et ma olen alati 100% valmis ja tean täpselt, mismoodi ja kuidas ma seal klassis käituma pean, et meie noored on kogu aeg sellised jälle uutmoodi, ehk et 5 aastat tagasi klassi ees olles ja praegu klassi ees olles need samad võtted ja trikid enam üldse ei tööta. Nii et seetõttu tulebki siis vaadata, et mismoodi me saame need noored mitte ainult tööle seal klassiruumis, vaid lisaks sellele võiks nad ka siis ju tegelikult mõtlema saada. Nii et need kohustuslikud õppeained, mida ma siin üles lugesin, need võiks olla need, mis selle teadmiste pagasi annavad ja kuna õpilased on niimoodi uued ja need meetodid peavad olema ka uued, siis ei saa olla päris see, et näiteks kas või see didaktika põhikoolis või didaktika gümnaasiumis või arvutid koolimatemaatikas, et ka need ained oleksid aastakümneid kogu aeg täpselt samasugused, et ka seal toimub pidev areng. Nii et tegelikult julgen öelda, et matemaatika õpetamine koolis on ikka erakordselt huvitav töö. Ja kui nüüd meie töörühmast rääkida, et mis lisaks õppeainetele, et mida toredat me veel teeme, eks ole, siis me teeme teadust ka, juhendame magistritöid, juhendame nüüdseks juba ka doktoriõppes tudengeid ja ma ei tea, kas ma nüüd kuidagi uhkustan, aga ma arvan, et meie töörühm on meie instituudis üks kiiremini kasvavaid töörühmasid. Kui keegi tahab kontrollida, siis tal on see võimalus kunagi. Aga et mis alal me siis teadust teeme? Meil on hetkel meie töörühmaga koos töötamas siis 5 noorteadurit või nooremteadurit ja need teemad, millega meil praegu tegeletakse, on näiteks siis matemaatika ärevus, siis e-hindamise võimalikkus, hästi populaarne teema, eks ole, kas eksamit on e-eksam tulemas, kui on tulemas, siis kas ja mida seal hinnata saab ja kuidas saab. Siis loovus ja matemaatika on selline väga huvitav valdkond. Võib-olla natukene uuem uurimissuund meie juures on siis keel ja matemaatika, ehk siis see näiteks, et
mismoodi on kirjutatud õpikutekstid, mismoodi on kirjutatud ülesannete tekstid. Ja siis, kui lihtne või siis vastupidi, mitte lihtne on ühe noore inimese jaoks see üleminek koolist ülikooli. Et sellised teadussuunad on praegu ehk et nendes valdkondades juhendame me siis ka magistritöid ja lisaks on näiteks sel aastal üsna populaarne see, et noored õpetajad ehk siis ühesõnaga meie tudengid, kes on ka ühtlasi, eks ole, koolis töötavad õpetajad, neil on tunne, et midagi väga olulist on puudu, et nende see õpetajatöö oleks, ma ei tea, sujuv, hea ja lihtne, ehk et üksjagu palju tehakse ka praegu näiteks erinevaid õppematerjale, et milline on hea õppematerjal, mida tuleb jälgida, et see toetaks nii õppijad kui õpetajat ja kõike muud sellist. Nii et seda sorti uurimistööd teeme me siin meie Matemaatika Keskuses ka. Ja kui ma nüüd midagi olulist unustasin öelda, siis ei jää teil tegelikult ikkagi mitte midagi muud üle, kui ühesõnaga siia õppekavale kohale tulla ja täpsemalt järgi uurida, et mis teema on. Sest et mina annaksin nüüd sõna edasi ja üliõpilase vaatest räägib meie õppekava esmakursuslane Maria Kams. Tere! Mina olen siis Maria Kams ja õpin siis magistris esimesel kursusel. Ja enne kui ma siia üldse sattusin õppima ja niimoodi õpetaja töö juurde tulin, siis tegelikult ma töötasin väga pikalt projekteerimise valdkonnas, olen seal saanud ka oma esimese kõrghariduse ja iseenesest mulle meeldis see töö, aga elus toimusid sellised erinevad muutused, et ma sain lapsed endale ja siis toimus üleüldine selline koroonakriis ja kõik need muutused natukene mõjutasid ka minu valikuid ja see endine töö mulle enam ei sobinud ja ma otsustasin, et võiks valida midagi teist. Ja kuna ma olen sealt kõrvalt kogu aeg teinud ka treeneritööd, ehk siis ma olen töötanud lastega kogu aeg, siis ma mõtlesin, et ma võiks sellest valdkonnast ka põhimõtteliselt jätkata ja proovida õpetajatööd. Ja nii ma sattusin ühte Tartu kooli õpetajana tööle. Olin seal paar aastat tööl. See mind ära ei hirmutanud, et otsustasin, et siis võiks jätkata selles valdkonnas ja selleks mul oli siis vaja tegelikult ka vastavat kõrgharidust, et oleks selline stabiilsus ka all. Ja vaatasin erinevaid ülikooli, kus saaks õppida ja Tartu Ülikooli selleks, et ma saaksin sinna sisse astuda. Mul tegelikult ei olnud neid õppeaineid piisavas koguses ja selle jaoks ma läbisin eelmine aasta ka selle ettevalmistava kursuse, need 18 EAP matemaatikaaineid ja sain siis sügisest ülikooli. Siiamaani on läinud hästi. Esimene poolaasta on edukalt läbitud. Mis mulle kõige rohkem meeldib, on arvatavasti meie kursus, millega koos ma õpin. Meid on väga palju. Me oleme kõik väga-väga erinevad nii vanuse poolest kui ka kogemuste poolest. Ja kui meil lähevad seal õppeainetes mingite diskussioonideks, siis on hästi põnev kuulata erinevaid kogemusi, erinevaid arvamusi. Ja ainete suhtes ma ise küll ei arva, et väga keeruline on, et kõik on teostatav, hästi palju küll on koduseid töid ja õppimist, aga lihtsalt peab selle logistika enda jaoks paika panema, et kõik oleks graafikus, et ei jääks kõik viimaseks hetkeks ja siis saab küll sellega ilusti ka hakkama. Millest veel rääkida? Tuleostele pole tudengitele jah, mida soovitada. Soovitakse, kui sa kahtled, et kas see eriala näiteks sulle sobib, siin on nii matemaatika kui informaatika, siis tegelikult mina ka ei ole mingi erilise informaatika taustaga.
et need ained on täiesti jõukohased, kõik, mis siin on, nii matemaatika omad kui ka informaatika omad, ja tekib ka teistsuguseid mõtteid. Kui ma siia tulin, siis minu põhiline rõhk oli just matemaatikaõpetajal ja siin läbides neid erinevaid informaatikaaineid tegelikult tekib ka selline huvi, et päris mitmeid aineid on päris huvitavad ja tegelikult tahaks ka võib-olla tulevikus proovida neid aineid koolis ise õpetada, kas või alustades sealt algklasside informaatikast, et kui päris gümnaasiumi juurde veel ei julge minna midagi õpetama, siis jah, siis algklassid ja põhikoolis ja et ma ise ka otseselt koolis ei õpeta praegu informaatikat, aga kuna meil tekib selline võimalus, siis sügisest ma hakkan näiteks robootikat õpetama, mida ma ise ei ole kunagi arvanud, et ma seda õpetama hakkan. Et julgelt soovitan proovida ja mulle isiklikult meeldib, et kellele matemaatika meeldib, siis ma arvan, et hakkab ka meeldima. Et ma annaks sõna edasi järgmisele esinejale, kes siis jagab oma sellist vaateid siis vilistlase poolt. Tere, mina olen Martti Kakk ja ma räägin teile matemaatika ja informaatika õpetaja vilistlusena. Nii, ma siis lõpetasin matemaatika ja informaatika õpetaja eriala 3 aastat tagasi. Hetkel töötan täiskohana Playtechis ja osakoormusega olen Tartu Ülikoolis andmebaasid õppejõud ning sügisest on plaan alustada ka doktorantuuriõpinguid. Mul on õpetaja erialast väga palju sooje mälestusi. Meil oli õppekaval palju koostöid, arutelusid, rühmatöid ja eneseanalüüsi. Ma õppisin seal, kõige rohkem ma tegelikult õppisin iseennast tundma seal. Ma sain aru, kuidas inimesed õpivad, kuidas ma ise õpin ja kuidas lihtsalt inimesi toetada. Minu lemmikuteks aineteks oli psühholoogia ja pedagoogika-ained, et need aitasid mul endal iseendast siis paremini aru saada ning õppisin aru saama, mis siis toimub õppija peas ja kuidas neid küsimustega toetada. Mulle väga meeldisid ka praktikad põhikoolis ja gümnaasiumis. Põhikooli praktikumi ma tegin Tartu Hansa koolis, kus mul oli väga toetav praktikumi juhendaja ning gümnaasiumi praktikumi ma sain teha omaenda kunagises koolis enda vana klassijuhataja käe all, mis oli ka väga vahva kogemus. Mis mulle väga praktikal meeldis, oli see, et sa saad seal klassi ees olla ja rääkida, juhtida tundi ja mingil keerulist teemat seletades, kui sa näed seda sära õppija silmades, kui ta saab sellest teemast aru, see on suurepärane kogemus. Isegi praeguselt, kui ma praegu andmebaasi õpetan ülikoolis, kas tulevastele õpetajatele või siis informaatika tudengitele, et kui ma suudan neile sellise keerulise andmebaasi teemaga selgeks teha ja tuleb samamoodi sära silmadesse, siis see on üks selline eriline hetk, mis mulle väga läheb korda. Seal õpetaja erialal, nagu mainisin juba, et eneseanalüüsi mulle väga meeldis teha seda sai igalt poolt. Vahepeal alguses tundus isegi tüütu kohustus, aga tegelikult ma sain aru, et see on väga meeldiv, sest kui sa oled õpetaja ja sa ennast ei analüüsi, siis on väga raske areneda. Ja lisaks sellele see eneseanalüüs on aidanud mind toetada ka siis nii-öelda ülikoolis andmebaasi läbi viies. Et miks mõni tund toimis, mõni mitte, kas minu selgitus jõudis õppijani või siis kui õppija ei saa aru, siis kuidas ma sellele reageerin. Eneseanalüüsiga lisaks veel toetuseks oli tundide planeerimine, et sealt saab väga hästi nipid kätte, kuidas tunde planeerida ja pärast seda siis seda kava võrreldes, kas läks midagi hästi, midagi halvasti, kuidas järgmine kord paremini teha. Edasine tee ehk siis
õpetajaharidus on rohkem kui klassi ees monoloogi pidamine, et mina otseselt peale lõpetamist ei läinud kooli õpetajaks, vaid olen ülikoolis õppejõud, aga see oskus õpetada matemaatikat ja informaatikat niimoodi, et me suudame teha keerulise maailma teistele arusaadavaks, on väga võimas tunne. Ja nagu ma mainisin, siis minu edasine tee on doktorantuur, et ma soovin uurida sügavamalt, kuidas keerulisi informaatika teemasid paremini õpetada ja kuidas õppijaid sealjuures paremini toetada. Ja minu soovitused, kui koolid kaaluvad õpetaja eriala, ära muretse, milline õpetaja sinust saab, sest see võib alles kujuneda kas õppimise ajal või siis mitu aastat pärast lõpetamist. Võtta tõsiselt neid aineid ja tegevusi, mis aitavad ennast analüüsida, sest iseenda õppimine, selgeks õppimine või arusaamine iseendast on kõige olulisem. Ja kasuta ära võimalust õppida väga erinevate inimeste koos. Nagu Maria mainiski, siis ka minu ajal meil oli väga kirju seltskond ja need kogemused on väga huvitavad ja need arutelud on väga sellised erinevad iga kord. Ehk siis mina ei läinud pärast lõpetamist klassikalist kooliõpetaja rada, aga ma ei ole hetkeks tundnud, et see õppekava oleks olnud vale valik. Vastupidi, see aitas mul aru saada, et õpetamine on minu kutsumus, lihtsalt minu klassiruum on praegu ülikoolis. Aitäh! Ja siit juhatan edasi siis küsimuste ja vastuste vooru. Nii, tere jälle. Eelnevalt on laekunud 2 küsimust, ma üritan neile jõudumööda vastata. Üks küsimus oli midagi sellist, et mis toimub seal sisseastumise sellel vestlusel ja kas selleks saaks kuidagi või peaks kuidagi eriliselt valmistuma. Vot sellele ega otseselt ma vastata nagu selles mõttes ei saa, et mida täpselt kellegagi nüüd räägitakse seal. Eks seal tuleb olla ikka inimene tema ise, aga kindlasti kasulik on niisugune tähelepanu võib-olla Eesti hariduses üldse toimuva suhtes, võib-olla ka matemaatikas või matemaatika nagu õpetamises toimuva suhtes, mis hetkel on aktuaalne, informaatikaga sama lugu, mis teemad nagu on nagu põletavad, nagu ütleme niimoodi kooli elus tõenäoliselt võivad olla. Selle info saamiseks loomulikult ei pea olema ise koolis õpetaja, seda kelleltki ei eeldatagi. Aga saab ju jälgida nii meediat, foorumeid, võib-olla ka õpetajate lehte ja muud sellist. Ja võib ka juhtuda, et matemaatikast ja informaatikast endast räägitakse ka. Aga mingeid kindlaid kriteeriumeid või ettevalmistuspaketti mul tõesti anda ei ole, et kuidas vestlusel võimalikult hea olla. Teine küsimus oli midagi sellist, et kas tõesti igal reedel ja laupäeval peab Tartus kohal olema. Siin lühike vastus on jah, aga tegelikult siin on nüansid. Õppekava tunniplaan, nende ainete tunniplaan, mis selle õppekava õppijatel on nagu vaja kuulata. Selle koostamine käib päris mitme osapoole kaudu. Üle nädala on nii-öelda need üldpedagoogika kutseõpingute ained. Seal on omakorda teatud ajaline aken reedel pärastlõuna ja laupäeva hommik, aga see on nagu üle nädala. Ehk siis osadel nädalatel on rohkem niisuguseid neid üldaineid, osad reede-laupäevad, ülejäänutel on siis ilmselt ainult matemaatika, informaatika didaktika ja matemaatika, informaatika ained. Nii et põhimõtteliselt, kui keegi õpib nii-öelda pikemalt ja väga hoolikalt enda tunniplaani koostab, siis on võimalik ka mõnel semestril mõni konkreetne päev vabaks jätta. Me oleme üritanud muidugi nii teha, et nii-öelda standardvalikute korral oleks tunniplaan õppijate jaoks võimalikult mugav, ehk siis, et seal ei jääks mingeid suuri auke, et kõigepealt reede hommikul ja siis on suur auk ja siis reede pärastlõunal, et seda me üldiselt väldime. Aga palju on ka enda kätes, sest Tartu Ülikool on väga vaba selles osas, mis järjekorras keegi midagi kuulab, mida keegi millalgi kuulab. Ainult on oluline see, et
teatud hetkedeks siis ilmselt oleks vastav kogus õppekavasse sobivaid aineid kuulatud, noh näiteks kas või selle tõttu, et kas on, mis kohal olla Stipi pingereas. Ja samuti Tartu Ülikool ja noh, lõpphetkel muidugi peab olema õppekava täidetud, aga seda, et mis järjekorras midagi teha, kirjutatakse suhteliselt vähe ette, teatud eeldusainete järjestus muidugi on omavahel, et mis on teise eeldusained, aga seda on suhteliselt vähe. Ja samuti ei keela keegi õppida ka rohkem. Tartu Ülikool on selles osas ka väga vaba. Noh, ülemine piirang on vist 50 EAP-d semestris, et üle selle minekul siis peab programmijuht juba vestlema, et kui on niisugune imeinimene, noh, neid on olnud üksikuid, eks nad siis saavad ka õpitud, aga selles mõttes palju on ka enda kätes. Aga lühike vastus on jah, kes läheb nagu standardset rada mööda. Meil on olemas Matemaatika ja Statistika Instituudi kodulehel seal magistriõppe ja kusagil seal on nagu näidisõppeplaan. Kes selle järgi teeb, siis jah, sellel paraku on iga nädal reede-laupäev 16 nädalat kummalgi semestril ja siis on 4 nädalat on siis eksamisessioon. Seal eksamisessioonil muidugi on ka see, et vähemalt üks eksami aeg on teil kindlasti võimalik teha reede-laupäev aknas, aga seal võib sõltuda sellest, kui mingid korduseksamid ja asjad, et siis võib mingil muul ajal ka midagi tulla. Nii, aga nüüd võiks tulla veel küsimusi. Et siia vestlusaknasse hetkel tulnud ei ole, aga äkki keegi tahab küsida nii-öelda mikrofoniga kuulajatest. Varasematel aastatel muidu on olnud veel seda tüüpi küsimust, et kui palju saab eelnevate õpingute aineid, et kas kui on midagi tehtud nagu eelnevalt, et kui palju seda saab nagu siis ära kasutada. Et üldiselt nende võtade teostamisel on olnud nagu see loogika, et varasemast lõpetatud õpingutest, ma mõtlen siis bakaõpingutest või rakenduskõrgharidusest, saaks magistrisse tuua eeskätt seda osa, ilma milleta oleks selle baka ka lõpetatud saanud. Ehk siis mis oli tehtud nii-öelda üle mahu. Aga sellest on ka mõnikord erandeid, sellepärast et on üksikuid aineid, et mis oli justkui nagu bakas tehti nii-öelda õpingumahu sees, aga seda saab ka mõnikord, et selleks peab konkreetselt siis pöörduma ilmselt siis minu poole, et kui tahta mingit täpsemat plaani, et mida saab juba enne sisseastumist, tähendab, et mida saaks põhimõtteliselt siis bakast üles tuua magistrisse, mida ei saa. Et sama õppetaseme raames võtastamine on piiramata selles mõttes, et kui on mingi varasem magister, mille ained võib-olla haakusid selle õppekava ainetega, võib-olla näiteks koguni mingi õpetajakoolituse magistriõppekava, siis on seal see alusmoodul, eks ole, seda saab kasutada või midagi muud sellist, et siis see on piiramata kui magister ülekandmisel. Võidakse veel mõelda sellele, et siin on nüüd räägitud mitmesugust juttu, et väga erineva taustaga inimesed ja kes siin nüüd siis on, et kas siin on siis nüüd otse bakast tulijad või kes siin nagu õpivad, siis võiks öelda, et tõepoolest siin on nagu mõnes mõttes nagu kahte sorti õppijaid, et osad on need, kes on suhteliselt otse pärast bakat tulnud ja siis on teised, kes on juba saanud mingisuguse töökogemuse ja õpingud olnud varasemal ajal kusagil mujal ja on mõnda aega olnud, nagu siin oli õppija näide, nii-öelda võiks öelda ka karjääripöörajad. Nii et ma arvan, et ma ei pane väga mööda, kui ma ütlen, et sisseastujate keskmine vanus on kusagil 31 või midagi sellist. See sõltub küll lennust päris palju. Aga nii ta umbes on. Vanuse piiri meil ei ole. Meil on olnud ka üle 50, võib-olla isegi üle 60 aasta vanuseid sisseastujaid. Aga nüüd on kell juba 16:45 ja ma nagu lubasin, et kui küsimusi ei tule, et siis... Ma uuriks veel, kui võimalus on. Et kas siis õppekava soosib ka näiteks ülikoolis bakalaureuse õpetamist või aineid õpetama näiteks või midagi sellist? Et õpingute ajal just täpsemalt. Ahah, te mõtlete seda, et kui õpingute ajal õpetada nii-öelda siis näiteks matemaatika või informaatika
bakalaureuse, noh, mingeid, ütleme, võib-olla esimese, teise semestri aineid, näiteks seal praktikumi rühmi juhendada või midagi sellist. See on küsimus, jah. Jah, see on põhimõtteliselt võimalik, aga seal võib tulla küll sellised nüansid, et noh, nagu te võib-olla ka laiemalt teate, noh, selleks näiteks, et ise põhikoolis õpetada, oleks ka hea teada vähemalt gümnaasiumi materjali, kui natuke rohkem isegi. Sellest gümnaasiumis õpetada peaks olema vastaval alal ikkagi kõrghariduse taust. Selleks, et kõrghariduses õpetada, peab ka teadma natuke rohkem, et päris nii see ei ole, et õpite siin ära matemaatiline maailmapilt kursuse ja siis lähete kohe järgmine semester selle praktikumi juhendama. Et siis peab valikainete raames, peate mõne aine ilmselt veel kuulama, mis seda nii-öelda matemaatilist maailmapilti näiteks ise kasutab. Ja sama lugu ilmselt on ka informaatikas, et puhtalt sellest, et programmeerimise algkursus ära teha tõenäoliselt ei piisa selleks, et programmeerimist ennast minna õpetama. Aga põhimõtteliselt see on mõeldav, selliseid asju on tulnud ka ette. Siin on tulnud ka tekstiaknas see juhtum, see lisamooduli võtmise, mis oli siin jutuks, et kuhu see paigutub. Ja kui selle keegi võtab, siis see läheb üle 120 EAP, see on tüüpiliselt siis tõenäoliselt 120 asemel 168 EAP-d, ma arvan, see sõltub mooduli, aga nad vist on 48 kanti kõik. Aga õppeaeg ikkagi on selles mõttes 2 aastat, aga võib teha 2 asemel pikemalt, eks ole, 4 aastat. Nii et tegelikult, kes päris täiskohaga ei tööta, see on mahutatav küll. Selle mooduli valiku kohta ma seni võin öelda, et keskmiselt on olnud seda tüüpi lõpetajaid üks inimene aastas. Näiteks eelmine aasta lõpetas, kui ma õigesti mäletan, nüüd gümnaasiumi füüsikaõpetaja, kes tegi põhikooli matemaatikaõpetaja mooduli, nüüd siis nüüd suveks sai tehtud, eelmise aasta lõpuks sai tehtud üks ka, kes keemiaõpetaja oli ja võttis põhikooli matemaatika ja paar tükki on veel sellised. Vastupidi on ka olnud üks, kes tegi, aga ta vist jättis selle mooduli pooleli, tegi matemaatika-informaatikaõpetaja ja valis siis põhikooli füüsikaõpetaja mooduli, aga minu meelest ta jättis selle pooleli, et see ei jõudnud lõpetamiseni. Igal juhul selliseid näiteid ülikoolis iseenesest on nende vahel, et õpetajakoolituse kavade vahel, aga muidugi see ei ole tohutu massiline, arvestades just seda, et see läheb üle 120 EAP. Samas kõik selle moodulis tehtavad ained lähevad nagu õpingute juures arvesse, ehk siis, et kui see moodul näiteks kohe alguses valida ja sisustada, näiteks ütleme põhikooli bioloogiaõpetaja moodul, kohe juba esimesel semestril neid aineid ka teha, ka see läheb õppimisel nagu arvesse, et olla nii-öelda nominaali real, et saada siis ka nende ainete täitmine on ka kasulik stipendiumi jaoks näiteks, nii et selles mõttes jah. Läheb küll üle 120, vastus on jah. Nii. Aga nüüd jälle ei ole rohkem küsimusi. Nii et siis mina omalt poolt tänan kuulamast ja vaatamast. Ja lõpetan selle infotunni.